Helle-Moonika Helme ja teema on ootuspäraselt olukord riigis. Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh. Ja tõesti, küsimus on ootuspäraselt olukorrast riigis ja meil nimelt oli tõepoolest siin esmaspäeval siis põllumajandus- ja regionaalminister Terrase umbusaldamine. Ma küsisin temalt samal teemal, aga ma kahetsusväärselt sain vastuseks sellist arusaamatut mõminat. Aga ta ongi nagu surnud kajakas teie kaelas, nagu Martin Helme väga kenasti irooniliselt ütles ja nagu kogu Eesti 200, kes parasiteerib siin Johanna-Maria Lehtme häältel. Et seetõttu ma pöördungi teie poole viimasel ajal seoses tõsiste ja häirivate juhtumitega, kus Põllumajandus- ja Toiduameti ametnikud on loomade hukkamisel kasutanud äärmiselt julmi ja piinavaid meetodeid. Ja tegemist ei ole mitte üksikute eksimustega, vaid korduvate juhtumitega, mis viitavad süsteemsele probleemile nii järelevalves, otsustusprotsessis kui ka vastutuse kandmises. Näiteks Nuudi Hobitalus topiti elusad linnud, paabulinnud, tõuganad, kuked, piigpäkk kottidesse, veeti neid 50 meetrit üle hoovi, kallati konteineritesse, kus nad siis gaasitati aeglaselt surnuks. Emud tapeti poltpüstoliga, laskudega aiu, teades, et esimene lask ei tappa lindu kohe, lasti 2 korda ja lisaks ähvardati tappa ka perekassid. Ja teises juhtumis hakati tapma aiast välja pääsenud mägiveiseid üksnes põhjusel, et neil puudus kõrvamärk. Ühte looma üritati tappa ligikaudu tund aega sellesama poltpüstoliga. Jõhkralt tapetud loomavasikas jäeti samasse kohta selle verise peaga ema ümber hulkuma ja hoolimata esialgsest kohtukaitsest nõuab PTA jätkuvalt õigust kõik ülejäänud loomad hukata ja täiesti mõttetult. Ja avalikkusele on jäänudki mulje, et põllumajandus- ja regionaalminister on asunud pigem PTA ametnike tegevust õigustama, mitte uurima, kas nende tegevus vastas seadusele, loomakaitse põhimõtetele, elementaarsele inimlikkusele. Ja seetõttu ma küsin teilt kui valitsusjuhilt, et kas teie peate selliseid loomade hukkamise viise vastuvõetavaks Euroopa Liidu ja Eesti loomakaitse põhimõtete kontekstis? Milline on teie hinnang PTA ametnike vastutusele kirjeldatud juhtumites? Kas ja millal algatatakse sõltumatu uurimine PTA tegevuse kasutatud meetodite ning juhtimisotsuste kohta ja kuidas kavatseb valitsus edaspidi tagada, et riigiasutused ei kasutaks loomade suhtes ebaproportsionaalset vägivalda ega eiraks kohtulikke õiguskaitsevahendeid? Ja need juhtumid puudutavad mitte ainult loomade heaolu, vaid ka usaldust riigi ja tema institutsioonide vastu. Ja seetõttu ma palungi teie selget seisukohta ja vastust, milliseid samme valitsus kavatseb astuda, et selline tegevus ei korduks. Aitäh. Aitäh. Kõigepealt selle sissejuhatuse kohta, et ma arvan, et regionaal- ja põllumajandusminister teeb oma tööd südamega ja peabki nende teemadega tegelema, millega ta tegeleb, et jääme siin siis eriarvamusele teiega. Nüüd, mis puudutab linnugrippi, siis tegemist on ju ohtliku ja nakkava haigusega. Et mulle tundub nüüd, et siin on veidi sellises retoorikas, õnneks küll mitte praktikas sellisel määral kordumas see, mida me nägime seakatku puhul, et ja võib-olla jah, te aitate meenutada, ehk ma eksin, aga ma arvan, et võib-olla siiski ei eksi, et küllap ka EKRE oli seal selle tollase seakatku ütleme ühe farmi juures, kus blokeeriti Põllumajandus- ja Toiduameti tööd. Hiljem saades aru, et tegemist on ohtliku ja nakkava haigusega, mida ei tasuks teha, aga sellegi faktide kohale jõudmine võttis ka aega. Seal oli plaan B, kes kindlasti Eestile head ei soovi ja koos ja kõik sellised ütleme huvitavad tegutsejad. Nüüd Hiiumaal õnneks see päris nii ei olnud, et ma saan aru, et seal algselt Säärekülas Nuudi Hobitalus tuvastati kõrge patogeensusega linnugripp ja selle tõttu otsustas PTA Põllumajandus- ja Toiduamet hukata kõik linnud. Ja kui te küsite, et mida riik sellises olukorras peab tegema, siis riik peabki järgima, nagu riigi erinevad ametid peavadki järgima neid reegleid ja protokolle, kuidas piirata ohtlike nakkushaiguste levikut, et sellisel viisil täpselt nagu toimetati. Õnneks mulle tundub vähemalt tagantjärgi seda üldist pilti vaadates, et omavahel suheldi, jõuti saadi arusaamisele, kuidas need asjad käima peavad ja
sellele õnnestus seal piir peale panna. Aga tihtipeale on kannatajaks just ütleme ümberkaudsed linnu- või loomapidajad, kui see nakkus levib, sest ega seakatkuga ega ta kuhugi kadunud ei ole, et sellega me tegeleme valitsuses üle nädala. Regionaal- ja põllumajandusminister, toob neid teemasid toidujulgeolekust meile valitsusse korduvalt. Ja ütleme, seesama debatt käib ka selle üle, kui kõrge võib olla näiteks sigade populatsioon. Näiteks Keila suuruse pindalaga alal võib olla 3 metssiga, nii et selleni peame jõudma, et oleks tagatud ohutus ka kasvatatavatele kodusigadele. Ja linnugripiga tegelikult sama lugu, et ega siis nakkushaigustega tulebki tegutseda nende protokollide alusel, mis on kokku lepitud, nii et loodetavasti see nii ka käis. Ja kui kellelgi on etteheited, siis saab kindlasti ministeeriumile või Põllumajandus- ja Toiduametile seda teha. Kindlasti nad neid kuulavad ja arvestavad. Aitäh! Suur tänu ja Helle-Moonika Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja ega minu küsimus ei olnud ju haigustes ja taudide levikust. Ma ei küsinud sellest, ma küsisin reageerimisest ja rääkisin julmusest ja jõhkrusest, eks ole, selle käigus. Üldiselt see infotund ongi kujunenud kahetsusväärselt sarnaseks selle 99 kunagise lavastusega, et kuidas seletada pilte surnud jänesele, kus küsimus ei olnud ju jäneses, vaid mõttetuses rääkida, seletada ja küsida olukorras, kus kuulaja või süsteem on juba surnud. Kuna minister Terras ilmselt veedab rohkem aega Rätsepa juures endale ülikondi tellides, siis kui rohkem kui oma haldusalas pildi selgeks tegemiseks,